Karel on siin. Ja Martin ka. Mis me täna teeme? Täna me ei tegutse ega majanda, vaid reisime või? Reisime. Siuke ilus hommik. Linnud laulavad, kell on 8. Seljakott on seljas ja matkalugu tuleb siia panna. Jalutame siin rongi peale. Rongi peale lähe. Ma ei tea, mis ajast rongiga sõitnud. Kuna sa viimati rongiga sõitsid? Pole üldse ühistranspordi pealt trammi kasutanud, kogu aeg sõidad ju enda autoga ikka. Nii et Martin pani meile sinna Porgandisse VIP-vaguni kinni lauaga. Et lähme reisime Lõuna-Eestisse ja kuhu me lähme? No, kuhu me ikka lähme? Ikka Põlvasse. Jah, kus meil mujal seal Lõuna-Eestis minna? Ma loodan, et me õige aja peal ikka maha tuleme, muidu jõuame Värskasse või kuhu. Värskasse, Valka või Venemaale või? Vaat, siuksed lood. Aga mida täna episoodis näeb siis? Mis asja me sinna lähme niimoodi, et meil pole ühtegi autot, me peame rongiga minema? No, mingid projektid vedelevad, ootavad. Projektid vedelevad ja ootavad, et... Lähme toome ära. Lähme toome ära, jah. 2 autot on ära tuua ja sellepärast ongi vaja rongiga sinna minna nüüd. Ja neid mõlemat autot on vaja natuke elustada ja remontida jälle. Nagu ikka. Midagi ei ole muutunud vahepeal. No jah. No võt. Mis me siin ikka targemad teeme oma eluga? Jah. Eks siis koha peal näete. Või tähendab, natukese aja pärast, mis me teeme? Stay tuned või? Kuidas need öeldakse moodsas keeles? Tere Põlva. Kes meil vastu tuleb? Keegi tead, mis siia tuli? Kus meie sõbrad on lilledega, kommikarpidega? Tuhkagi. Thanks sõbrad, Põlva sõbrad. No nii, Martin. Lasid emalt poloratti niimoodi või? Ema tuli heast südamest sulle sinna raudteejaama vastu ja võtsid auto käest ära. Me oleme jalamehed muidu. Jalamehed, jah. Aga lähme teeme 2 autot korda nüüd. High Metallic diisel. Kus tiivad, Martin on? Jah, tänane missioon ongi siis tiivad siia külge panna, siis on see auto ka ilus. Saab ära osta keegi korras ilusate tiibadega. Ja teiseks missiooniks on ka veel üks asi. Et meil on Vämpar siin. On ju. Ja Vämpari kõrval on Martini S4. See oleks ka vaja Tallinnasse saada, see auto on vaja Tallinnasse saada ja see on vaja Tallinnasse saada. Sellepärast me siia rongiga tulimegi. Aga sellega on siuke huvitav vigur, et sellel on aku tühi ja võtmed on autos. Et siis on vaja saada siia sisse kuidagi, et sellega tegeleme siis, kui oleme need tiivad külge ära pannud. Et tiivad on siis uued ja üks uus tiib on siin. Martin toob kohe teise ka sealt ja siis hakkame neid külge panema. Mida sa tegid? Naljamees, vana tiivaga tuleb siin õrritama. Siuke tüüpiline häda nendel Audidel, et on see tiib B-tiib juba või? Ei ole või? On originaal või? Need roostetavad ära tavaliselt. Vaata siin üleval pool on see kiri. Ai, see oli B-tiib. See on B-tiib. Juba üks ring on vahetatud siis. Ma ei tea, samas need paljud ei olnud nagu. Ei olnud. Jaa, küll ei ole. Tegelikult on teine tiib ka olemas, see on selle ääre peal. Teeme siin väikest nalja teile siin. Aga hakkame siis tööle. Pikka loba ei ole. Tööd on vaja palju teha.
Noh, keretööd on lemmikud või? Pole jälle hullu. Ma arvasin, et see on hullem, ma võtsin selle juba lahti mingi, ma ei tea, kuu aeg tagasi või? Jah, ma pole midagi lahti võtnud, ma ei tea mitte midagi, kus ükski kruvi käib. Mees võttis siin Google'i appi, iga pilt ja kuradi kruvi on nagu näha. Hea lihtne teha niimoodi ju. Ei ole hullu, aga tiivad ja ääned kõik ilusti paika ju. Kõngar on lahti veel nina panemiseks, aga see minu saidid kapotijooned ja asjad isegi täitsa veel natuke inseneeridele siin kivekapsaaeda loopida. Vee äravoolud on Audil tehtud, et sealt keskelt läheb tegelikult aku alt ja sealt läheb vesi ära, on ju. Siin pidurivõik on vaakumvõimal ja siit nurkadest tegelikult läheb ka vesi ära. Ja siin on tehtud lihtsalt siuke nõgusus, vaata. See on mingi paksult mulda täis ja sellel ei ole kuhugi ära joosta, sellepärast et siin on nagu sein ees lihtsalt. Ja veel vaadates neid logari alla ja laiendite alla, siis need on ka räigelt mulda täis. Et koguneb meie Eesti teede peal seda liiva ja mulda. Et teeme ilusti tolmumehega need ka puutaks, et see edasi mädandama ei hakkaks. Aga näe, auto sai kokku, tiivad on küljes, stange on küljes, valmis. Lähme elustame S4 äkki veel. Et ma ütlesin enne, et võtmed on autos, tegelikult ei ole võtmed autos. Et ja, aku on lihtsalt tühi, et võtmed on ka olemas, aga see ükski lukust ei keera auto. Seal peab mingi figuri välja mõtlema, et peab mingi voolu peale saama panna, et mingid variandid on. Nii, enne kui me seda S4 lähme muukima, siis räägime tänase videosponsorist ka natuke. Et Car Vertical on meil taaskord õla alla pannud ja lähme vaatamegi selle sama A4 kohta nüüd taustauuringut, et auto 24 kuulutuses on VIN-kood olemas, kopeerime selle VIN-koodi siit, lähme Car Verticali kodulehele, lööme selle sinna sisse ja siis saame näha, mis huvitavat selle autoga välja tuleb. See ei ole nüüd planeeritud jälle, et kui keegi tahab seda autot osta, siis me teeme teile selle taustauuringu tasuta ära, ma loodan, et midagi kahtlast välja ei tule. Või ma pean selle videolõigu lihtsalt ära kustutama. Aga Car Vertical on siis siuke koduleht, kus saab autode kohta VIN-koodi alusel nii-öelda taustauuringut teha, et nii palju kui informatsiooni netti on selle auto kohta tekkinud, mingid läbisõidud, võib-olla pildid avariidest, asjadest ja lisaks sellele veel ta näitab autode juures mingid tüüpilised vead ära, mis autodel võivad esineda, siis ta näitab siin Audi puhul, ma vaatasin, näitas ta ka lisavarustuse ära nende koodidega, et mis varustusega see auto tehasest on tulnud. Läbisõitu näitas siin, mis riikides ta ei ole taga otsitav. Ja siukseid huvitavaid asju, et erinevate autode puhul ma olen tähele pannud, et tulevad erinevad asjad välja, et praegu me oleme siin vaatgrupi autosid kontrollinud, et peaks võib-olla tulevikus ka vaatama mingisuguseid teisi autosid, et siin on nagu läbisõidud näha, tundub legit, et ei ole vist keritud ja siuke huvitav sait, soovitame kindlasti enne autode ostmist kontrollida kallimate autode ajalugu kohe kindlasti. Odavate puhul, see on küsitav, haruldaste autode puhul jälle võiks kontrollida, kui on plaan nagu väikest pensionisamast kasvatada mingi haruldasema auto näol, et siis saaks ikka korraliku auto. Et siuke leht on siis Car Vertical, link on all descriptionis, minge vaadake, saate soodustust ka. Ja nüüd lähme proovime sellesse Martin S4 siis sisse murda. Ei, see ei tööta. Selle ma räägin. Ma ei tea, minu see auto sai korda, millega ma Tallinnasse lähen. Kas Martin, sa tuled rongiga või? Ma tahtnud lõunalegi minna, olen vaatama, äkki saab ikka kähku korda. Ja küll ta ei taha selle hall metallic diisliga sõita, lihtsalt saab sellega sõita.
teed, kui me selle ühe nurga üles tungime, sealt saab starterile ligi, sinna saab panna plussi peale. Siis saab uksed lahti teha. Puldist äkki. Ma tean. Siit poolt. No see on väga põhjas, aga põhimõtteliselt on mingi pika kruikaga on võimalik lasta sinna plussi peale. Juht, 2 juhet, pikk kruvikas ja Makita aku. Arvad, et läheb läbi või? Voolu peale, jah. Laseme voolu peale, vaatame, mis juhtub. Vaatame, kaua aega läheb siis. Sai lasta Geneka plussi peale siis Makitast voolu niimoodi, et üks ots massi oli mootorisse, teine plussi ja siis kesklukus lahti. Toimis! Ratame need 530 hobujõudu ellu. See oli lifehack. Lifehack või? Lifehack. Tööriistad, millega saab S4 sisse, on nad siin maad olemas. Ahah, siit võib väikse probleemi tekitada. 24 volliga päris ei taha laadida. Ai. Tere hommikust, Martin! Meil see lõuna venis eile nii pikaks, et kätte on jõudnud järgmine päev. Et ei teinudki midagi kasulikku. Et peale lõunat niisama puhkasime. Nii, täna on uus päev, pühapäev, on vaja asjad kokku panna ja hakata varsti Tallinnasse minema. Martin paneb selle pilli käima nüüd. Läheb käima ikka. Võtab. Võtan oma jupid kaasa või? Martinil on terve hunnik juppe müüa. 3-liitrise väntpõll, kepsud, kolvid, 2 sekku aju, EGT andurid. 2.8 ploki kaanet, mis sul veel oli? Rohkem ei olegi või? Ja siin küljes on K04 hübriidid, millel on sisselaske, need turbiinid on suuremad. Suur kuuler, mingid ilusad väiksed torud. Ja sul käivad need tunded ja tujud. Vahepeal ütleme, et müüb maha, vahepeal ei müü maha. Kui keegi tahab täna tulla ostma seda autot, palju maksab koos kiti ja kõigi asjadega? Ma ei tea. Sa ei tea või? Äkki me ikka ei taha seda? Äkki kuradi mees, ei suuda ära otsustada. 10 tonni koos auto, koos kõige kuradi varuosa hunnikuga, mis sul on. Aga ilma nende varuosa hunnikuteta lihtsalt auto. 8 või? 2 tonni on jupid. No võta siis nüüd kinni. Lase keiti. Ära lõhu, äkki keegi tahab ära osta. Näh, tegelikult meil on 2.7 biturbo-mootor olemas seal üleval ju, Martin. Et panna sellele S-ile peale, teisele S4-le. Ma ütlen, tegelikult see lugu on juba nii keeruline, et meil on neid S4-sid nii palju, et kuidas autole nimesid hakkama panema või. Muidu räägime S4, aga miuksest S4. Hõbedane on, Drifti S4 on, Cabrio on, sinu see S4 on. Jah, ei tee, kõik on ikka nii keeruline. See on ühe S6 jaoks, S7. Jah. Et aga seal mootoril on päris palju tükke puudu, et seda ei saa kasutada. See on Martini nii-öelda ehitamiseks mõeldud mootor, et need 3-liitrise kitt valmis teha ja siis auto vahel omavahel ära vahetada. Doonor nii-öelda, jah. Aga tänase päevani meil tähendab, mina nagunii ei pea teadma, mida ta teha tahab, aga ta ise ei tea, mida ta teha tahab. Et me võtame mingid asjad kaasa Tallinnasse ja siis las nad kohanevad, nagu kõik need autod, ja siis vaatame, mis saama hakkab talvel. Midagi hakkab. Midagi ikka saab.
et päriselt veel saladusloori ei taha tõsta, et mis täpselt juhtuma hakkab, et mõtleme mingisuguse täpse plaani välja. Aga vahepeal võiks mingeid autosid maha müüa ka, sellepärast ongi, et suuri plaane on lihtsam teha, kui on vähem autosid, siis on vähem vaja otsustada. Nii et kui keegi midagi tahab ära osta meilt, siis võib alati ikkagi kirjutada. Kõik müügiks. Kõik müügiks. Normaalse raha. Hea hinnaga läheb kõik müügiks. Hea hinnaga läheb kõik müügiks, jah. Aga mitte nagu mingi mega odavalt. Ei tahaks ära anda kõiki asju. Mingi raha võiks ikka saada normaalselt. Ja siis tahaks uuemaid autosid, on ju. Aitab küll nendest vanadest kotletidest, võtaks midagi uuemaid pille. Muidu me ei jõua, kui me R8-ni nüüd. Ja, seda me plaanime, aga sinna... Plaan on, aga noh, ei tea jah, kuna see R8 tuleb. No nii, autod on valmis. Kola kokku ja rattad alla või? Nii valmis, kui nad siin põllas saavad olla. Jah. Päris valmis. No mis teeme? Teeme võidu Tallinnasse või? Ei ole ilus tegelikult niimoodi hakata siin maanteel kihutama. No, nagu meil ikka on. Kas 3 diisel või 2.7 turbo? Teeme siis tavapärase, nagu põlvas käime ikkagi seda kütusekulu mingit värki jälle või? Ega mul see auto vist 5 aastat on ja ma pole kunagi mõelnud, palju ta kütust võtab maantele. Ei ole jah? Täna saame teada, et palju võtab siis 2.7 turbo, mis on K04 hübriididega, vesimetanooliga, džipitud, võivlähed, ma ei tea, mis kõik tehtud. No põhimõtteliselt peaaegu sama nagu minu võistlusauto, 530 hobujõudu. Ja siis meil on 3 diisel A4 Quattro automaat 150 kilovatti. Palju see kütust võtab siis? Ja jah, siit tõmbame Põlvast otsad kokku ja siis lähme Tallinnasse ja seal ütleme siis numbrid. Et teeme tee peal paar update'i. Teeme update'i ka tee peal või? Teeme seisma või? Mingi söögi peatse või? Vähemalt meil on safe, et kui üks auto ära sureb, siis äkki teine ikka peab vastu. Aga kui mõlemad ära surevad ja me öösid kuhugi. No aga mis seal ikka, lähme mineme siis. Paneme leekima ja siis teeme mingit update'i vaatame. Noh, ökomees, jääd jalgu mulle siin oma S4-ga. Tahaks diisliga mööda tõmbata. Palju välja meelitsid? 8 on ette. 8 või? Tead palju mul on? Ma paku. 5,9. 5,6. Päris hull vahe tegelikult. Mõlemal on 18 oli siit rattad ka ja mõlemad on quattrod. Ega sa sealt alla 8 vist ära ei meelita. Me oleme täna Mäekülas ja siit on 100 kilti minna. Mis on söögipaus. Essid siin, essid seal, essid iga nurga peal. Kohal. 7,9. Said kätte 9, mul tuli 0,1 juurde siin. 5,7. Nii et diisel on ikka ökom kui bensiin. No, see on juba ammu tõestatud faktis. Siin nagu mingit üllatust ei olnud, aga näed, kulud on teada. Et peaks mingit uusi autosid hakkama sebima esinduses kuskilgi, et proovi sõiti teha vaata Põlva vahet, et palju kütust võtab, et selgitame välja maailma kõige ökonoomsem auto Põlva otsa peale. Elektriauto. Elektriauto, Tesla võiks küll võtta mingi kord pulli pärast. Selle paneme päevakorda, plaani kunagi. Külm on või? Tallinnas on külm kui Põlvas või? Seda poissi hakkame siin varsti timmima äkki. Seda või? Seda on vaja timmida, seda on vaja timmida, kõike on vaja timmida. No ei tea, kes need ära timmib kõik. No võt, siuksed lood siis seekord. Mingi ostke ikka merch'i, vampiraja.com. Toetate meie geniaalseid ideid ja plaane siin. Ja selle pusa selga rikkama. Pusa selga või? Kus see on? See on seal autos. Noh, sa oled toetanud Vampire Drifti või ostsid ägeda pusa endale või? Yes. Et see pusa on jah fännidele. Mul on seljas tiimi oma, see on natuke teistsugune. Siis on fännid ja tiim eristatud. Mõlemas. Sa oled mõlemas või? No võt, aga pange ikka like, subscribe. Double like.
rääkige 10 sõbrale ka, saatke link, vaadake, mis see hullud vennad teevad videosid. Ja muidu ei jõuagi järgi 8 ja läheme siis järgmine kord uute tegemistega. Ciao. Ciao.